Nüüd 13-liikmeline moslemitest professionaalide delegatsioon Aserbaidžaanist ja Kasahstanist viibib Iisraelis, olles osa jätkuvatest pingutustest tugevdada suhteid Iisraeli ja moslemi enamusega riikide vahel hariduse, dialoogi ja sisukate isiklike kohtumiste kaudu. Ja neid võõrustab Shuraka, mittetulundusühing, mis asutati 2020. aastal rühma noorte juhtide poolt Iisraelis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis. See on jõud, mis tekkis pärast Abrahami kokkuleppeid. Nüüd väidavad mõned, et Aserbaidžaanis sügavad strateegilised sidemed toovad kaasa suurema strateegilise vastutuse. Baku kerkib esile ühe vähestest pealinnadest, mis suudab säilitada konstruktiivseid suhteid peaaegu kõigi praeguses sõjas osalevate riikidega. Unikaalne positsioon panustada piirkondliku rahusse, säilitades dialoogi seal, kus teised ei suuda. Meiega on stuudios üks neist delegatsiooni liikmetest, olen siin koos Svetlana Novakiga, ta on Arengu- ja Diplomaatia Instituudi teadur Aserbaidžaanist, kes on spetsialiseerunud välispoliitikale. Tere tulemast kõigepealt, tere tulemast stuudiosse. On väga tore, nagu ta mainis, et Shuraka toob teid siia Claims konferentsi toetusel. See on suurepärane algatus, mis teil praegu siin käimas on. Ja see on isiklikul tasandil väga põnev. Teate, me rääkisime sellest vaheajal, et te olete selle grupiga siin riigis. Vaadake, Iisraeli kasvavad suhted Aserbaidžaani ja Kasahstaniga näitavad minu arvates, kui olulist rolli saavad need moslemi enamusega riigid mängida piirkondliku mõistmise ja koostöö edendamisel. Ma arvan, et lõppude lõpuks pole miski tähtsam kui lihtsalt üksteisega kohtumine. Räägi meile veidi sellest tundest või mis sind motiveeris sellele reisile tulema? Aitäh, et mind kutsusite. Mul on hea meel siin olla. Mul on hea meel olla Iisraelis. See on minu esimene kord siin. Ja ma tänan Shuraka organisatsiooni selle eest, et nad teevad nii suurepärast tööd Abrahami kokkulepete edendamisel. Ja samuti lihtsalt mainides on esimene delegatsioon Aserbaidžaanist ja Kasahstanist. Seega on tõesti suur au siin olla. Ma arvan, et kui rääkida Aserbaidžaanist, nagu te mainisite, siis Aserbaidžaanil on väga mitmevektoriline välispoliitiline lähenemine, mis tähendab, et tal on head pragmaatilised suhted kõigi riikidega. Ja see ongi üks neist asjadest, mida võiks esile huvitav ja väljapaistev. Kindlasti ainulaadne meie jaoks. Kindlasti ainulaadne, kindlasti väljapaistev. Ja eriti kui rääkida Iisraelist, siis meil on diplomaatilised suhted olnud alates 1992 aastast. Ja meie traditsioonilised koostöövaldkonnad olid ilmselgelt energia. Aserbaidžaan on juba pikka aega varustanud Iisraeli toornaftaga meie riikliku naftafirma Sokar kaudu. Ja meil on koostöö ka kaitsesektoris. See on väga oluline. Need on meie traditsioonilised koostöövaldkonnad, kuid täna näeme... Ja, tihe koostöö. Ja midagi, mida selle delegatsiooni käigus palju rõhutati, on see, et koostöö laieneb täna energiast kaugemale. Ja see kehtib nii Aserbaidžaani kui ka Kasahstani kohta. Me näeme palju arenguid tehisintellekti vallas, palju arenguid innovatsioonis. Ja see ongi üks põhjus, miks ma siia tulin, uurida erinevaid võimalusi, et näha, mis ees ootab, mis on olemas peale energia, nii oluline, kui see ka poleks. Me teame, et see on väga oluline, kuid suur rõhk oli kindlasti innovatsioonil, tehisintellektil, digitaalsel innovatsioonil ja nii edasi. Sa tulid kindlasti õigesse kohta, sellest pole kahtlustki. Kas nemad leidsid sind või otsisid sa ise selle võimaluse välja? Ma mõtlen, kus see kontakt tegelikult tekkis? Kas sind värvati põhimõtteliselt? Ja, ma arvan, et see tuli soovituse kaudu. Räägi natuke selle delegatsiooni päevakavast. Mida teil toodatakse, millega tegelete, millised tegevused või kogemused teid ees ootavad? Ma arvan, et lisaks sellele, kas sa oled, ma tean, et see alles algas, me oleme vist 3. päeva siin. Nii et ilmselgelt on sul veel palju ees, aga tahaksin teada, kas sa tunned, et näed midagi täiesti uut, mida sa varem ei teadnud, või pigem süvendad juba olemasolevaid arusaamu. Võib-olla on see mõlema kombinatsioon. See on kindlasti mõlema kombinatsioon. See oli midagi, mida ma ei osanud oodata, kuigi me muidugi nägime päevakava eelnevalt, aga programm oli kindlasti suurem ja sisukam, kui me oleksime osanud ette kujutada. Programm on väga tihe, aga parimal võimalikul moel. Meil oli palju nii kultuurilisi, ajaloolisi kui ka religioosseid teemasid. Näiteks olime 2 päeva Jeruusalemmas ja saime näha vanalinna, saime näha ka Läänemüürid. Saime näha Al-Aqsa mošeed, aga lisaks sellele programmis oli ka palju hariduslikku tegevust. Meil oli holokausti teemaline loeng Yad Vashemi muuseumis ja siis oli meil ekskursioon ning siis oli meil ekskursioon Rahvusraamatukogus. Oleme proovinud maitsvat toitu. Ma arvan, et programm ühendas kindlasti suurepärased nii poliitilised kui ka diplomaatilised aspektid. Näiteks külastasime täna Jeruusalemmas välisministeeriumi, mis oli samuti suurepärane.
aga teisest küljest saime näha ka kogu kultuurilist, ajaloolist ja religioosset poolt. Ja ma arvan, et pole olemas paremat kohta, kus olla. ma usun, et teil saab olema silmi avav kogemus. Tean oma kogemusest ja paljude teiste kogemusest, et siia kohale tulla on täiesti erinev kogemus. See on koht, millest on välismaalt raske õiget ettekujutust saada, isegi nii sõbralikus riigis nagu Aserbaidžaan. Räägi siia tulemisest ning huvist innovatsiooni ja tehnoloogia vastu. Vaata, Aserbaidžaan on minu arusaamist mööda tõusuteel, eriti välisinvesteeringute ja innovatsioonisektori osas, tuues raha paljudesse tehnoloogiaettevõtetesse. See on seal praegu samuti kiiresti arenev sektor, eks? Jah, täiesti õige, see on tõesti kiiresti arenev sektor. On küll. Ja ma arvan, et see on midagi, mida Aserbaidžaan õpib Iisraelilt ja Iisrael Aserbaidžaanilt. Ja suur osa sellest on meie rahu. See, et meil on rahu. Meie riikides ja laiemalt rahupiirkonnas, sest nagu mulle meeldib öelda, sa ei investeeri selleks, et rahu saavutada. Sa investeerid, sest rahu on juba olemas ja meil on rahu koha peal. Ja tõepoolest. Suhete soojenemine Armeeniaga ja muud sellised asjad. Ja nad tõmbavad ligi palju riskikapitali. Nii et Aserbaidžaanil on põnevad ajad, me hindame kahe riigi vahelist sõprust. Ma arvan, et üldiselt on see Iisraelis väga hinnatud asi, kui ma võin kõigi nimel rääkida. Ja Miira, tore, et oled siin koos ülejäänud delegatsiooniga. Soovin, et oleksime saanud kõik need siia stuudiosse mahutada, aga sa oled olnud nende jaoks hea esindaja ja naudi oma reisi jätku. Tead, ma hindan ka seda julgust, mida vahel on vaja, et praegu Iisraeli külastada, eriti just neil päevil. Nii et aitäh, et tulid. Naudi oma päeva jätku. Aitäh, et mind vastu võtsite. Mul on hea meel. Aitäh.